Järgmine taim siin peenra nurgas on siis salvei. Et see, mida me siin näeme, ta õitseb praegu ja võib-olla ongi hea, et ta õitseb, et on näha, milline siis see õige ravimtaim on, et neid on ka mitme õievärviga ja palju sorte, aga see on ka nagu ikka need officinaalised, et salvia officinalis. Et see tähendabki, et see klassikaline, see õige ja tegelikult ka ainumas sort, mida siis nagu ravimtaimena nagu kasutatakse. Samamoodi ikkagi kasutatakse ka jälle maitsetaimena ja ikkagi sellises soolase poole pealt, et tema on selline väga spetsiifilise maitse ja lõhnaga, eks seda siis peab oma peres ise vaatama, kas see sobib või kuidas temaga saab, et ka tee on selline, et ta ikkagi on ikka tõeliselt ravimtaim, et tema ei ole nagu igapäeva joogitaim. Et siis, kui ikkagi vajadus on külmetuse puhul, ka selliste kurgukatarride loputuste puhul, naha puhul, on ta hästi hea abiline. Ja mille puhul võib hästi teda kasutada, on see, et ta võtab liigigistamist ära. Muidugi kindlasti ülemineku aastatel, nii kui meestel kui naistel, on ta sükse öise higistamise vastu imehea asi, et õhtul näiteks juua, ta lõõgastab, desinfitseerib ja võtab selle higistamise ka ära, et saate rahulikult magada. Taime korjatakse mitte sellist õitsevat, aga enne õitsemist, kui on siuke mõnus latv püsti, selline roheline, lõigake maha täpselt samamoodi umbes poole pealt, võib pundina, võib ka paberi peale kuivatada. Ja tema on samamoodi, et kui te poole pealt lõikate, siis ta annab mitu saaki, et 2-3 saaki, kui te usinlõikaja olete. Ja ilusasti ta ei lähegi õitsema, et muidugi võib aianurkas paar lasta õitsema, kuna meil on siin samamoodi oma seemet oleks vaja, siis ongi koduaias ka võib paar kasva lasta õitsema ja lasta tal rahulikult olla. Aga nii siis võibki seda taime riputada kuskile kööginurka pundina või vajadusel siis kasutada, et ta ongi selline, aga ikkagi väga vajalik ravimtaim, et just sellise, kui näiteks olete külmetanud, kurk on haigeks jäänud, paar tugevat teed ja seda rohkem ei olegi vaja, et nädalate kaupa teda jooda, et üle nädala kindlasti ei tohikski juua, kui olete näiteks tõesti külmetanud, haige või arst soovitanud. Aga kindlasti kodus oleks ta tänuväärne asi juba haavaloputusel ja kõigi kas või suu hingeõhu parendamisel, suuvee asemel võib väga vabalt kasutada kuristamiseks, et nii ta siis ongi, et varuge oma kappi.